Käesolevas videos vaatame, kuidas toimub teksti vormindamine Microsoft Word programmis. Mul on hetkel ees üks tekst, mis on juba vormindatud. Sellel on määratud pealkirjaks fondi suurus 16, stiiliks Arial, kasutatud bold ehk paksu kirjastiili ja alakriipsu. Sisuosa suuruseks on 12, stiiliks Arial, dokumendi lõpus on fraas, kus on kasutatud kursiiv ehk kaldkirja ja lisaks ülaindeksid 2. Kuidas seda teha? Selleks võtan lahti sama teksti töötlemata kujul. Esmalt muudan terve dokumendi fondi suuruseks 12. Selleks on 2 varianti. Kuna tegemist on dokumendi ainukese tekstiga, siis on hea variant kasutada kiirklahvi kombinatsiooni Ctrl+A. Teine võimalus on hiire vasakut klahvi all hoides selekteerida soovitud tekst. Kõiki teksti vormingu atribuute saab kasutada 2 viisil. Üks võimalus on menüüreal fondi atribuutide alt. Teine võimalus on selekteeritud teksti peal parema klahviga vajutades avanevas hüpikaknas. Minule meeldib kasutada menüüriba ehk seda siin üleval olevat. Muudame nüüd teksti suuruseks 12. Kõik selekteeritud tekst võttis vastava suuruse. Järgmisena muudame teksti stiiliks Arial. Ja kuna meil oli vormindatud dokumendil nii pealkirjadel kui ka sisuosal stiiliks Arial, siis saame samamoodi kasutada siin Ctrl+A kiirklahvi kombinatsiooni, et kõik tekst selekteerida. Ja seejärel ülevalt menüürealt otsida soovitud fondi. Tuletan vahepeal meelde, mis mul on veel vaja teha. Järgmisena võtame siis ette pealkirjade vormindamise. Pealkirjade fondi suurus on 16, nagu siin ülevalt näha. Font Arial, mis on meil juba määratud, aga lisaks on kasutatud pealkirjadel paksu kirjastiili ja alakriipsu. Lisame meie ka vormindamata dokumendile need. Selleks selekteerin jällegi soovitud teksti esmalt. Muudan suuruseks 16. Teksti tüübiks paks ja lisan alakriipsu. Nüüd oli veel lisaks värvitud pealkirjad meil siniseks ja kasutatud läbiniiste suurtähti. Word programmis on selle nimetuseks ülaregister. Nüüd on esimene pealkiri paigas. Teeme sama ka teistega. Kuna ma kasutan sama vormindust mõlema järgneva pealkirja puhul, siis ma selekteerin nad mõlemad korraga ära, hoides all klaviatuuril Ctrl+.
muudan suuruseks 16. Stiil on juba paigas. Kasutan boldi. Lisan alakriipsu. Muudan värvi siniseks. Kasutan ülaregistrit ehk läbinisti suurtähti. Nii. Oleme siis jõudnud nii kaugele, et järele on jäänud muuta dokumendi lõpus olev fraas ajaga kaasas käiv kool. Ja nagu vormindatud dokumendil on näha, et siin on siis kasutatud meil kursiiv ehk kaldkirja ja ülaregistrit. Lisame need ka vormindamata dokumendile. Esmalt siis kursiiv. Kursiivklahv on samamoodi üleval, bold käsu kõrval. Ja ülaindeks samuti fondi atribuutide all. Need on peamised teksti vormindamise võtted, mida Microsoft Word programmis kasutatakse.